Joo. Tere. Tere. Kuinka läheb? Kuidas on enesetunne? Vana aja talv on täiega käib. Nii, õppimine, info omandamine, baas, absoluutne baas, fundament. Mõne jaoks on see nagu what? Pole elu sees kuulnud. Jep, ja sellepärast ei olegi see elu nii kiita võib-olla. Ja teise jaoks on see, Maiko, miks sa sellest nagu niisugusest kuradi baas asjast nagu räägid? Sellepärast, et see on hästi tähtis. Sa ei õpi mitte midagi, kui su mõttes ei ole kogu aeg õppimisindeksit. Kas oled valmis õppima? Kas oled valmis muutusteks? Kui see saab sinu omaks alateadlikult, siis hakkad sa alles aru saama, mida see tähendab. Nii, õppimisbalansiskaala, treenimisbalansiskaala. See on siis õppimisindeksist järgmine. See ühel pool siis kaalukaussi on mõtted, tunded, emotsioonid, motivatsioon, energia, vibratsioon. Kõik, mis on nagu sellise mõtte, tunde, sisemaailmaga seotud, ehk siis nagu hinge pooleli, spirituaalsema poolega. Teisel pool kaalukaussi on tegutsemine, füüsilised liigutused, teha, plaanid, strateegiad, kõik selline, mis vajab nagu mingit liigutust. Kõigepealt sa mõtled, et ma hakkan nüüd firmat tegema. Mõtled selle valmis peas, nii, mul on vaja minna sinna, mul on vaja teha seda. Ja siis lähed füüsiliselt ja teed seda, millest sa mõtlesid. Minu õpetaja, mentor on ütlenud, et see on müüt, et see peab olema tasakaalus. Et see müüt on nagu jälle peale surutud sellele suuremale ühiskonnale, populatsioonile, ehk siis vaesemale, õnnetumale inimpoolele, inimkonnast üldse. Ja ma hakkan nüüd vaikselt aru saama, mis ta sellega mõtles. Ja see aeg, mis ma olen nagu keskendunud nendele fundamentaalsetele asjadele, olen ma õppinud meeletult palju. Ja teiseks, kui teised nagu rallitavad ringi täiega iga päev, annavad meeletuid panuseid, et teha see 8-5 tööpäev, teen mina aastas kas 1 või 2 mingit konkreetset füüsilist liigutust. Ja mul on palju rohkem edu. Ja see on inimestele nii meeletult vastu, nagu igatepidi vastu nende mõttemustreid, käitumismustreid, harjumuslikke elumustreid, et kuidas ma saan lihtsalt passida aasta aega ja mõelda ja tunnetada. Mis kuradi moodi, Maiko? Vot, nagu ütleb Napoleon Hill, käi see lisamiil, käi 1 kilomeeter rohkem teistest ja sa õpid. Tänu sellele kõik palju kiiremini ära. Sa teed vähem vigu. Sa tõestad ise endale seda, et mis sulle õpetatakse, kas see on nagu tõsi või ei ole. Nagu sa tunned sügaval sees oma energia kehas. Head tunnet, sita häda. Ma tunnen sita häda. Sa mõtled sita häda ja siis sa lähed alles WC-sse. Sa tunned, sa mõtled ja lähed. Et see ühel pool kaalukaussi on siis nii-öelda miks ma peaksin tegema neid füüsilisi liigutusi.
Miks ma peaksin? Füüsilise liigutuse pool on siis nagu kuidas. Miks ja kuidas? Inimesed keskenduvad liialt sellele, kuidas ja sellepärast nad väga kuhugile ei jõuagi. Siin Facebooki grupis on mõned inimesed, kes mõistavad, millest ma räägin. Nad on ka nagu tuttavad nii-öelda Kevin Trudeau töödega, õpetustega. Ja teised inimesed ei saa absoluutselt mitte midagi aru. Sa võid olla vanem minust, sa võid olla mitme ülikooli kraadiga, doktorikraadiga ja nii edasi. Aga kui sa ei ole käinud läbi seda teed, siis sa ei tea, millest ma räägin, sa ei saa aru sellest. Miks sa ei saa aru? Sellest järgmises videos. Nii tore on olla siuke salakaval. Hunt kriimsilm. Nüüd siis õppimis, treenimis, balansi, skaala. Miks mõtlemist muutes edukaks? Miks mõtlemist muutes rikkaks? Miks mõtlemist muuta meedia? Sest kõik ongi läbi mõtlemise ja tundmise toimub see maailm, mida me näeme. See energia vibratsioon, mida me välja anname, loob meie maailma reaalsuse, kus me kõnnime. Mõned inimesed hakkavad veits nagu aru saama sellest. Teised on nagu, mida sa Maiko räägid? Ühed inimesed, kes on rohkem spirituaalsed, nad mõistavad seda. Teised inimesed, kes on ratsionaalsed, rohkem nagu, kes ei mõtle nii-öelda spirituaalse poole pealt. Üks mu sõber hästi ütles, et meie siin see haridussüsteem toodab 2 sorti inimesi. A-tüüp ja B-tüüp. Et ma olen siuke A-tüüp. Ma olen siuke tegudemees. Mina olen siuke B-tüüp. Ma mõtlen ja joonistan ja tunnetan ja sellepärast on ka siin videodel olnud vahe nüüd. Sest et ma tegelesingi enda õppimisindeksiga ja treenimisbalansi selle skaalaga nii-öelda. Mõtlesin. Ja siis on üks liigutus, teen video. 2-3 päeva mõtled. Mitte ainult sellest, kõigest, mis juhuslikult just siin elus just käis. Nädalavahetus oli ja õde käis oma poegadega külas ja heitsime lumeonni ja siuke päris elu on ka nagu. Et siia videosse ju jääb ainult natukene minu päevast või siis nädalast mõned videod. Nii et siis õppimis, treenimis, balansi skaala ühel pool on miks tunded, mõtted, emotsioonid, motivatsioon, miks teha, miks õppida, miks mul on vaja, miks tunda ja nii edasi nagu. Üldse see kõik, mis toimub minu mõtetes, mis toimub minu sees, need tundamised, asjad nagu mis need on, kuidas. Ja teisel pool siis ongi kuidas, ehk siis füüsiline pool midagi teha. Ma mõtlen, 2 päeva mõtlesin nii, nüüd ma teen video sellest treenimis, õppimis balansi skaalast. Aga ma ei tundnud sees nagu ennast nagu täitsa sirgelt. Ma ei tunne ka päris praegu ausalt öelda. Võib-olla sellepärast, et ma olen tegelenud siin uue hingamistehnikaga ja mu keha käib läbi, teeb mingeid huvitavaid muutuseid. Soovitan kõigile soojalt. Nagu me ei tea nagu nii palju. Me arvame, et me oleme nii targad. Käime, sööme kuradi fucking tablette, käime kogu aeg arsti juurde ja tegelikult meie tervis on ainult toitumine, hingamine ja liigutamine. Ja ongi inimesed õnnelikud.
see on nii kuradi lihtne raisk. See on võitled kogu aeg enda egoga, et nagu tead nii palju, kuidas aidata inimesi, aga ei ole tegelikult nagu selleks õigust. Igaüks peab ise kasvama, igaüks peab ise jõudma järeldustele ja jõudma nagu sinna, kuhu ta tahab. Kui inimene konkreetselt küsib, anna nõu, siis ma annan. Ja sellepärast on ka need videod nagu head. Et, vabandust selle ilarulli pärast, aga no mis sa teed, siuke inimlik tegevus, ikka süllitatakse mingi ülikonnaga kuskil pallikaalal vast klimpi vast seina ei lase, aga siin maal on pohhui. Pohhui võib ka öelda. Ja. Et siis jah, siuke värk. Kõik on nii meeletult tugevas seoses omavahel. Ma nagu mõtlen, kui kaugele ma kogu seda asja viin. Et kas teeks nagu kohe mingisuguse siukse mõnusa programmi, pikema, seletab. Ja, üks looks paika, küll ma tunnetan läbi treenimisbalansi skaala. Ühel pool miks ja tunded, emotsioonid, teisel pool kuidas, füüsiline pool. Ja et sellest aru saada, pead sa keskenduma eelmisele videole. Õppimise indeks. Kui palju on su soov õppida? Oled sa treenitav? Oled sa õpetatav? Oled sa valmis muutusteks? Oled sa valmis muutma kõige tähtsam seda, kuidas sa mõtled? Kui sa muudad seda, kuidas sa mõtled, muutub sinu enesetunne paremaks. Sinu spirituaalne energiakeha on õnnelikum. Sina ise inimesena oled õnnelikum. Kõik läheb paremaks, kui sa muudad oma mõtlemist. Õppimisindeks. Kas sa oled valmis treenimiseks, õppimiseks? Oled sa valmis muutusteks? Kas sa leiad selle alandlikkuse, et aru saada, et see, kuidas sa oled siiamaani mõtlenud, on pask, see ei tööta? Võib-olla ka see minu ego, et ma nüüd nagu suruksin peale midagi, aga mõtle, nagu lihtsalt mõtle. Kui see, kuidas sa oled mõtlenud, see, kuidas sa ennast tunned, sa oled teinud seda eluaeg, kui see ei tööta, ilm fucking selgelt on vaja midagi muuta, saad sa ju sellest aru. Sa ei õppinud matemaatikat ühe aastaga ära. Sa käisid kuradi 12 aastat koolis, et õppida matemaatikat. Saad sa aru või? Sa ei õpi mitte kunagi ära mitte midagi ühe päevaga. Aga kui sa keskendud fundamentaalsetele teadmistele kõige rohkem, keda kuulata, miks jälgimine on hea, õppimisindeks, oled sa treenitav, oled sa õpetatav, oled sa valmis muutusteks ja kui palju sa oled muutusteks valmis? Õppimisbalansi kaala, kas sa leiad selle meeletu ilusa kannatlikkuse enda sees, et mõelda teistmoodi, mõelda korralikult läbi, tunnetada läbi, mitte hüpata pea ees tegutsemisse. Inimestel on kiire, ruttu lange, lihtsalt ühe koha peal jalad keevad all ringi. Aitäh vaatamast. Mõelge selle kõige peale veits. Subscribe'ige, likeige, kirjutage, joonistage. Võite nagu julgelt osa võtta selles mõttes. Kui kellelgi on mingit pretensioone või küsimusi, ma ei saa aru nagu. Miks te väga vähe on neid, kes... No, tegelikult ma saan aru. Inimesed lihtsalt ei julgegi. Ongi oma mõttekestes kinni ja ei saa. Julge. Ja esiteks ei saa aru. Ei saa aru. Aga jah, tšau. Mis ma siin ikka? Jälle tuleb liiga pikk video. Tundke ennast hästi. Liigutage ennast. Inimene, kes liigutab, on õnnelikum.
inimene, kes liigutab, on tervem. Inimene, kes liigutab, mõistab ennast ja teisi palju rohkem. Sest ta leiab läbi liigutuse rahu, see on keha loomulik tegevus, saate aru? Oi, tšauka. Vaatame selle auto ära, kes siit must mööda läheb või? Oi!